Elas kord kaugel maal noor prints nimega Aksel, kes oli julge ja uudishimulik poiss. Ta armastas oma kuningriigis ringi seigelda, unistades alati millegi erilise leidmisest, mida keegi teine polnud varem näinud. Ühel päeval kuulis ta, kuidas lossikokk ja üks vana naine rääkisid maagilisest lillest, mis kasvab kaugel nõiutud metsas. Kellel õnnestub see lill leida ja selle õitsemist näha, saab soovida ühe soovi, rääkis kokk. Aksel otsustas, et ta peab maagilise lille üles leidma. Ta pakkis oma seljakoti, võttis kaasa pudeli vett, natuke leiba ja juustu ning asus teele nõiutud metsa poole. Mets oli tuntud oma tiheda lehestiku ja kummaliste olendite poolest, kuid prints ei kartnud. Ta teadis, et kui ta tahab midagi erilist leida, peab ta olema julge. Metsa sisenedes tundus kõik vaikne ja salapärane. Puude oksad rippusid madalal ja nende vahel sähvisid väikesed valguskübemed. Need olid metsahaldjad, kes valvasid oma kodu. Äkki tuli talle teel vastu vana kilpkonn, kes rääkis aeglaselt ja rahulikult. Kui tahad maagilist lille leida, pead olema kannatlik ja targalt tegutsema. Mets on täis pettusi ja eksitusi. Aksel kummardus ja küsis kilpkonnalt. Kust ma tean, kus lill kasvab? Kuidas ma leian selle? Kõigepealt pead mõistma, et kõik siin metsas pole selline, nagu see esmapilgul tundub. Järgi oma südant ja silmad leiavad õige tee, rääkis kilpkonn. Prints tänas kilpkonna ja jätkas teekonda, nüüd juba palju ettevaatlikumalt. Mõne aja pärast jõudis Aksel väikese tiigini. Tiigivesi sätendas kummaliselt, nagu peegeldaks see tähti, kuigi oli alles päev. Prints kummardus vee kohale ja nägi äkki enda ees lendamas musta varest. Vares maandus tema ette ja küsis. Sa otsid maagilist lille, kas pole? Prints noogutas. Jah, kus sa tead? Vares naeratas ja ütles. Ma tean kõike, mis siin metsas toimub, kuid enne, kui ma näitan sulle, kuidas edasi minna, pead vastama mõistatusele. Vares kraaksatas ja esitas mõistatuse. Mis on see, mis on sinu, aga teised kasutavad seda sagedamini kui sina ise? Aksel mõtles pikalt. Ta mõtles erinevatele asjadele, oma riietele, oma mõõgale, kuid siis tuli talle äkki mõte. See on minu nimi. Vares noogutas, lendas tiigi kohale ja ütles. Õige vastus. Järgne mulle ja ma näitan sulle teed maagilise lilleni. Prints tundis end rõõmsana, et oli mõistatuse õigesti lahendanud ja järgnes Varesele mööda kitsast rada. Lõpuks jõudis prints suurte kivide juurde, mille taga avanes labürint. Vares hoiatas ja ütles. Labürint on täis eksitavaid teid, kuid kui sa oled ettevaatlik, jõuad sa kindlasti kohale. Printsil polnud muud valikut, kui minna labürinti. Ta astus ettevaatlikult kivide ja okste vahel ning korraga kuulis ta sosinat. Tule siia, sa oled peaaegu kohal. Siin on lill. Printsi süda hüppas ootusest, kuid ta tuletas meelde, mida kilpkonn oli õpetanud, et kõik ei ole alati selline, nagu see tundub. Ta otsustas mitte järgida sosinaid ja otsis hoopis valgust, mis vilksatas läbi puude. Järgnedes valgusele jõudis ta lõpuks labürindi keskmesse. Seal keskel kasvaski maagiline lill.
See polnud esmapilgul midagi erilist, kuid kui prints sellele lähenes, hakkas lill särama ja muutis värve. Roosast siniseks, sinisest kuldseks. See ongi maagiline lill, sosistas Aksel. Lill avanes ja täitis õhu pehme muusikaga. Prints kuulis lille rääkimas. Sa oled mind leidnud, prints, ja nüüd võid soovida ühe soovi. Aksel mõtles oma soovi peale. Pikk teekond oli õpetanud talle kannatlikkust ja tarkust. Lõpuks sulges ta silmad ja ütles. Ma soovin, et minu kuningriigis valitseks alati rahu ja rõõm. Hetkega säras lill heledamalt kui kunagi varem ja prints tundis, kuidas midagi õhus muutus. Siis aga hakkas lill närtsima, jättes endast maha ühe hõbedase seemne. Prints võttis seemne ettevaatlikult kätte ja teadis, et see oli kingitus, mis toob õnne kõigile, kes seda näevad. Ta tänas maagilist lille ja asus koduteele, tundes uhkust ja rahulolu. Kui prints Aksel jõudis tagasi oma kuningriiki, istutas ta seemne lossiaeda. Varsti tärkas sellest kaunis ja haruldane taim, mis tõi õnne kõigile, kes seda nägid. Kuningriigis valitses igavene rahu ja rõõm ja inimesed olid alati rõõmsad. Prints teadis, et maagiline lill oli talle kinkinud rohkem, kui ta oleks kunagi osanud oodata. Ja nii elas prints Aksel oma rahumeelses kuningriigis õnnelikult edasi, ümbritsetuna rahu ja rõõmuva.